tervitame teid Miile keskuses ja täna valmistame ütsvat desserti. Tiramisu. Vahusta munavalge, vahusta kerge vahu saamiseni ja seejärel lisa 2 portsus juurde suhkur. Samal ajal, kui vahustub munavalge, vahustame käsitsi munakollase. Lisame juurde kuivainet. Taigen on valmis. Taigen, vaata kuidas hoiab kuju, et ta peakski väga-väga hästi kuju hoidma, et ei tohi teda vedelaks ära segada. Nüüd paneme siis pritskotti. Mis Miile ahjudel väga ägedat on see, et ahi läheb kuumaks vaid 3 minutiga. Seega ei pea hästi varakult panema ahju soojaks, mis säästab muidugi energiat. Järgmisena nüüd puistame peale puudersuhkur ja laseme esimesel kihil sulada. Puistame korra veel teise puudersuhkru kihiga üle ja küpsetame. Küpsetame Fan+ programmiga 180 kraadi juures 10-15 minutit. Kõige olulisem tiramisu desserti koostisosa on meil valmis. Seda saab muidugi osta ka poes juba valmis kujul, aga kui sa tahad üllatada oma külalisi, siis kindlasti võtta ette ja valmista küpsised ise. Kreemi jaoks vahustame munakollased suhkruga. Lisame toorjuustule munakollased. Kui teile ei sobi, et kreemi sees on kuum töötlemata munad, siis ärge neid lihtsalt pange. Meil on siin eraldi vahustatud vahukoor. Segame siis vahukoore ja muna toorjuustu segu omavahel kokku. Lisame juurde koorelikööri. Kõik koostisosad on meil tiramisu jaoks valmis. Hakkame kooki kokku panema. Paneme põhja natukene kreemi. Võtame kohvi ja meie küpsised ja korra kastame need kohvi sisse niimoodi, et nad ei jõuaks liiga palju kohvi enda sisse tõmmata. Nii, nüüd katame küpsised kreemiga. Ja laome veel ühe küpsise korruse ja katame uuesti kreemiga. Sellest kogusest tuli välja üks leivavormi jagu kooki ja 2 väiksemat portsjoni. Naudi kena suve hea kohviga koos Miilega.